Armu teile ja rahu Jumalalt, me Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase jutluse aluseks on meile antud kirjakoht kirjast Filiplastele 3. peatüki 7.–14. salmil. Loen selle siis nüüd veel kord. Kuid mis mulle oli kasuks, seda ma olen arvanud kahjuks Kristuse pärast. Jah, enamgi, ma pean kõike kahjuks Issanda Kristuse Jeesuse kõiki ületavat tunnetuse kõrval. Tema pärast olen ma minetanud kõik selle ja pean seda pühkmeiks, et saada kasuks Kristust. Ja et mind leitaks tema seest, ega oleks mul oma õigust, mis tuleb seadusest, vaid see õigus, mis tuleb Kristusesse uskumisest. See, mille Jumal annab usu peale. Ma püüan ära tunda teda ja tema ülestõusmise väge ja tema kannatuse osadust, saades tema surma sarnaseks. Et ma kuidagi jõuaksin ülestõusmisele surnuist. Mitte, et ma selle oleksin saanud või oleksin juba täiuslik. Aga ma püüan kätte saada seda, mille pärast Kristus Jeesus on minu kätte saanud. Vennad, ma ei arva endast, et ma selle olen kätte saanud. Ühte aga ma ütlen, ma unustan kõik, mis on taga ja sirutun eesoleva poole. Ma püüdlen sihtmärgi poole, Jumala üleva kutsumise võiduhinna poole Kristuses Jeesuses. Aamen. Homme on Tartu rahulepingu 126. On nii, vabandust, mis see? Matemaatika läks lonkamini, ma ei suuda varutada enam. Ühesõnaga, palju aega on mööda läinud, et Tartu rahuleping sai sõlmitud 2. veebruaril 1920. aastal. Ja 106 siis jõudis matemaatikaga paika saada. Toona istusid ja pidasid aru, ma ütleks, 2 habrast seltskonda. Eestil oli oma idee oma riigist. Ja siis oli alles ellu ärganud idee kommunistlikust Venemaast, mis ei olnud ka sugugi tugevatel jalgadel. Ometi jõuti mingile ühisele kokkuleppele, mis käis küll läbi suurte vaidluste ja võitluste. Jõudi kokkuleppele 2 nii-öelda riiki, leppisid milleski kokku. Selles hapras koosluses sündisid otsused, mis ei toetunud tõenäoliselt mitte väga ratsionaalsetele tugisammastele, vaid pigem kandis neid mõlemaid läbirääkimiste osapooli idee millestki, mis ei olnud väga kindel, aga idee oli. Unistus, usk. Kui tuleme selle kirjakoha juurde, Filipi kiri, Paulus on kirjutanud kirja, võib-olla võib öelda oma lemmikkogudusele, sest see on esimene kogudus nii-öelda Euroopa pinnal, võiks siis öelda, mis sai alguse purpurmüüja Lüüdia ja tema pere ristimisest. Ja
see on kindlasti kiri, mis püüab seda kogudust toetada ja julgustada. Siin selles kirjas võib-olla pisut, kui niimoodi esimese hooga lugeda, tekib segadust, et millest nüüd Paulus siin siis räägib. Ja esimene kord magi lugesin selle läbi, siis natukene võttis kukalt kratsima. Siis pidi teist korda veel lugema, siis hakkas pilt selgemaks saama. Paulus räägib valikutest, mida ta teeb või mida ta on teinud. Ja tegelikult ta ütleb, et ta jätab või unustab kõik vana ja sirutub uue poole. Ja sinna juurde toob, jätab maha oma õiguse ja sirutub Kristuse poole. Ehk me ju teame, et Paulus oli enne Saulus ja võitles oma ideede eest, kus oli tähtsal kohal vana lepingu seadus ja sealne õigus, mis nägi käskude täitmist ja õiget elu täiuse poole. Aga kui temast sai Paulus, sai tema usk teistsugused mõõtmed. Vana lepingu seaduse unustamine on ehk sellele selja pööramine ongi see oluline uus mõõde. Arusaamine, et meie püüdlused, meie kalkulatsioonid, meie arvutused ja meie mõistmine tõest ei pruugi alati meid kuigi kaugele viia. Kui me lähtume õigusest, mismoodi meie seda mõistame ja tõlgendame, mulle on nii sageli inimesed ikkagi oma kannatustes ka öelnud, et mis õigusega Jumal mind karistab, kui ma olen elanud nii head ja õiget elu. Ma olen teinud kõik õigesti ja ma olen olnud kuulekas Jumalale, ma olen elanud eetiliselt, nii nagu käsud ette näevad ja nii edasi. Ja nüüd mulle saab osaks midagi niisugust, mis minu elu kõik pea peale pöörab. Miks keegi peab kannatama, miks inimene peab surema. Selles õiguses, mille me oleme endale kujutustes joonud, on tõepoolest põhjust toriseda ja pahur olla Jumala vastu nii mõnigi kord võib-olla. Ma arvan, et keegi meist vist ei ole päris sellest patust puhas. Aeg-ajalt paneb lihtsalt torisema. Kui seda, võib-olla isegi rohkem, kui ainult torisema. Paulus on teinud oma valiku, mis ei ole olnud lihtne. Ja mingil põhjusel ta on jõudnud nende otsuste juurde. Tema valik oma missionitööd teha on toonud talle päris palju sekeldusi ja mitte ainult päris tõsiseid kannatusi. Aga ta jääb kindlaks oma valikule, sest ta sirutub võiduhinna poole. Mis asi on võiduhind? Sportlase võiduhind karikas. See sisaldab päris suurt pingutust, eneseohverdust, panustamist ja võib-olla valu ja kannatusega aeg-ajalt treeningute tegemist, et jõuda medalini olümpial või kuskil mujal, kus neid võiduhindu jagatakse. Võiduhind on pingutus, loobumine, ka kannatus. Aga võiduhinnal ei ole väärtust, kui me ei näe
perspektiivi. Paulus sirutub tulevase poole ja ta näeb mingit perspektiivi, usub midagi. Süsteemi mõtlejad, süsteemi teoreetikud räägivad sellest, et maailm on üks info- ja tagasisideahelate süsteem. Ja kui tagasisideahelast tuleb meil sõnumeid millegi kordumisest korduvalt, vaatamata sellele, et ümbruses on palju asjaolusid, mis võiksid seda väärata ja hoopis anda teise tulemuse loogika järgi, aga mingid asjad siiski ikkagi korduvad mingil veidral põhjusel, siis võib järeldada, et kui see tagasisidesüsteem näitab meile või tagasisideahel näitab meile millegi korduvust, et kuskil taga on olemas mingi mehhanism, mis seda korduvust nii-öelda uuesti ja uuesti genereerib. Kui nüüd minna sellest süsteemi teooriast lähtuvalt liikvele, siis ma arvan, et teil peab olema kuskil veendumus, et tagasisideahel on teile kinnitanud, et tasub täna kirikusse tulla. Mingil põhjusel olete oma tee läbi selle kõva külma ette võtnud. Te olete teinud ühe valiku. Ma arvan, et Paulusel ei olnud nii palju tõendusmaterjali tagasisideahelast kui meil täna. Seda teadmist, et tema usk on kindel. Aga ometi oli ta selles veendumuses kindel. Ja ju tal oli põhjust. Ehk siis alati ei ole kõik kinnitus meile ratsionaalset laadi. Meie usuga seotud kinnitused on kuidagi teisiti tajutavad. Nii nagu Tartu rahulepinguni jõudmine ei olnud väga kindlate argumentidele toetuv ega selge, kuhu see välja viib. Aga neil osapooltel oli mingi usk. Ja need võisid olla üsna vastandlikud, üsna erinevad. Aga oma idee, oma veendumus, oma usk saatis neid kuni selle öise allkirjani välja. Mis on teid täna siia kirikusse saatnud, eks te igaüks ise teate, mis on see usk. Aga ma arvan, et see on selles mõttes väga sarnane Pauluse usule. Ehk kus me jõuame arusaamisele, et meie tõde selles piiratud maailmas ei ole viimane sõna. Ja meie kannatustest tehes lineaarseid järeldusi ei jõua me tegelikult tõeni, mis meid kannaks. Me vajame vaadet, mis on perspektiiviga läbi surma. Kristus läks kannatuses surma ja see võimaldas üles tõusmise. See andis võimaluse surmast läbi vaadata ja selle sama võimaluse oma surmaga andis ta ka meile. Seda on uskunud Paulus ja paljud tema kaastöölised. Seda on mingil põhjusel uskunud inimesed läbi sajandite ja aastatuhandete. Kuskil on see tagasisideahel andnud meile kinnituse, et see usk kannab välja. Vaatamata sellele, et ikka on olnud aegu, kus kõvasti on selle usu alustalasid kõigutatud. Olgu või nõukogude aeg, olgu või tänane päev, kus seatakse selle usu väärtus tõsiselt kahtluse alla. Aga meil on võimalus hoida kinni sellest tunnetusest, sellest samast tunnetusest, millest Paulus siin räägib.
sellest samast usust, et see võiduhind tasub ära, see ohver või panus, see kannatus, loobumine tasub ära, sest sellel on nii pikk, kaugele ulatuv, igavikuline perspektiiv. Ehk siis sirutudes Kristuse poole, sirutudes Kristuse usu poole, on see perspektiiv meie elule säärane, mida ei ole võrrelda võimalik mitte ühegi teise perspektiiviga. Ja see on meile lihtsalt kingitus.